No nii, tere, oleme tulnud Maakleri jutud järgmisesse episoodi või? Kui seda saab üldse nii nimetada tegelikult, selleks meil mingid numbrid siin taga ei ole. aga mis oluline on see, et täna on üks huvitav päev. aga alustame sellega nagu ikka, et mis toimub ja mida me müüme, et kõigepealt minge vaadake loopargi.ee, korterid on seal põhimõtteliselt valmis, varsti uued pildid tulemas ja siis on kõik korterid eraldi väljas. et tegemist on tegelikult siis väga ägedate enamasti ühe-kahetoaliste korteritega. üks kolmene on meil seal ka ja üks kahene sai valmis, millest ma tegin just hiljaaegu siin story ka, et tegelikult see on Loo aleviku kõige ägedam kahetoaline, et see on 55 ruutu, põrandapind on tegelikult isegi rohkem, hästi suur magamistuba, mõnus garderoobi osa esikus, elutoa osa on ka mõnusalt suur ja läheb siukse koridoriga kokku, et väga-väga kihvt müügipakkumise hind 155 000 eurot, et tundub kahetoalisest võib-olla palju, aga tegelikult kui seal kohapeal olla, siis saab aru, et väga mõnusa objektiga on tegemist. Võib-olla kui loost räägime, siis huvitav on välja tuua see, et loo üürihinnad samamoodi Irus, samamoodi seal lähedal erinevates piirkondades on ikkagist tegelikult väga hästi aastate jooksul hoidnud oma üürihinda. ja miks see tegelikult nii on see puhtalt sellepärast, et Jõelähtme vallas on täielik üürikorterite puudus. nii et cheers selle peale. olin ise ka seal pikalt üüriinvestor, omasin kortereid ja igasugused krahhid ja kriisid, mis meil vahepeal on läbi käinud ja jälle on, siis tegelikult pole see nagu nendes piirkondades tegelikult üürihinda mõjutanud. et vakants on seal põhimõtteliselt null ja kui sul on hea toode, siis nii on. muidugi need korterid, mis mõned pakkumisse siin täna on tulnud erinevates arendustes seal Iru ja Loo kandis, siis neid hindasid vaadates, siis seal võib ilmselt vakants natuke käima lüüa, sellepärast et need hinnad, mis küsitakse kahetoalises 7 sotti, noh, see tegelikult ei tundu väga reaalne, aga lõpuks on see, et kui sul on nagu 600-650 eurot, siis see on tegelikult täiesti normaalne täna kahetoalise eest küsida, mis on nagu selles piirkonnas saadaval, seks et väga paljud need inimesed, kes seal piirkonnas ikkagi üürivad, nad ei üüri sellepärast, et leida odavamad, vaid nad üürivad selleks, et neil elukoht ja töökoht on seal ja neil kuidagi elu on sinnapoole sättinud ja tegelikult neil on vajaduspõhine see täiesti. et inimesed üürikortereid valivad ikkagi samamoodi asukohast ja vajaduspõhiselt nagu, et ei ole see, et lähen sellepärast sinna, et seal on odavam, et nii see päris ei ole. et see üks ajend artiklitele, et loed kinnisvara mingeid artikleid kuskilt Äripäevast ja siis on seal jälle, et mingi üürimaja tuleb ja see kõik väikeinvestoritel pole mõtet enam tegutseda, et tegelikult see päris nii ei käi, et see on enamasti kesklinnas, kesklinn on niikuinii ülekülluses ja siin, et silma jääda ja konkureerida, pead olema tegelikult nagu, pigem pead ka nagu hinda pakkuma, sellepärast et või mingit lisaväärtust, kuna väga palju on ilusaid kortereid ja väga palju on samas hinnaklassis olevaid kortereid, et võta ühte ja viska teist. et siin kesklinnas kindlasti inimene saab natukene vaadata hinna järgi ka. aga Tallinnast väljaspool piirkondade mõttes ongi võib-olla see eelis, et kui sul on hea toode, ilus toode, üürihind on kõrgem kui teised turul pakutavad piirkonnas, siis tegelikult sa saad ka seda hinda, sellepärast et inimene tegelikult otsib endale ilusat kodu. vot, see oli üks teema, mida ma tahtsin täna arutada, aga ma olen siin välja valinud mõned muud asjad, aga enne kui Loopargist lähme järgmisesse teemasse, siis Tapal on mul Pikk tänav 28 üks väike arenduspakkumine, 12 korterit, ehitusluba olemas eelmisest aastast, nii et täitsa kehtiv ja 12 korteriga selline väga lahe projekt, nii et just lugesin siin, et Narvas tehti üle pika aja 80ndatest alates pole ühtegi uus arendus seal olnud, et nüüd vist siis tehti või tuleb, et mingisuguse jõe vaadetega, et Narva linn hakkab muutuma, et no, tegelikult see üks arendus kindlasti Narva linna ei muuda, et ükski Tallinnane sinna niikuinii elama jälle ei lähe, aga mis väikeste kohtade, mis ma selle artikli mõttena tahan tegelikult lihtsalt öelda, on see, et väikeste kohtade tegelikult eelis on see, et kui sa oled nagu asukohaga väga hästi tuttav ja piirkonna tunned,
ja olen ise ka käinud siin väikestes linnades, kus mingi julge kohalik on teinud väikse kortermaja, sihuke 8-10-12 korterit, siis tegelikult need on väga hästi lennanud, sellepärast et kuidagi siin Tallinnas ja võib-olla kuskil mujal suurlinnades arvatakse, et inimesed kuskil mujal nagu uusi kodusid ei taha, aga tegelikult reaalsus on see, et kui keegi julge seda teeb, et seal kindlasti on see hirm on alati suur alustamise mõttes arendajatel, mis ma näen, et noh, kohale aidatakse maha, ongi see, et keegi väljapoole ei lähe, mis ma saan nagu täiesti aru, aga lõppkokkuvõttes on, et need väiksed projektid on alati hästi müünud, mis on nagu suures plaanis päris fakt, et kui on ilusti hea asi tehtud ja müüdud ka päris nagu kolossaalsete uskumatute hindadega võrreldes nagu kohaliku piirkonna hinda arvestades, et lõppkokkuvõttes alati mingis väikes Eesti linnas elab inimesi, kes tahavad oma elu update ida, nad ei taha Tallinnasse kolida, aga nad hea meelega elaks uues korteris, kui keegi neid ehitaks. Nii et see on üks mõttekoht ja noh, tavaliselt sellesse piirkonda lähevadki need, kes julgevad teha ja kellel raha on nii-öelda vaba raha võib-olla rohkem, et võib-olla seal pangaga on raskem koostööd teha selles osas, et sa pead palju ettemüüki tegema või siis kui sa oledki väike tegija, siis sul on üldse pangale raske tõestada, et sa selle projekti ikkagi päriselt lõpuni viid, kui sa nagu tahad täielikult rahastada see mingi, ma ei tea, 80-70% osast tahad ikkagi rahastada pangaga. Et vot, siuke mõte, et Tapal ühesõnaga on mul üks siuke huvitav kortermaja projekt ja ise olles seal käinud paar korda nüüd, siis ei tundu täitsa üldse hirmus koht, et linna arendatakse, tehakse tänavaid ilusaks, päike välja tuleb, siis kindlasti liigub rohkem inimesi ka, et see on nagu kindlasti fakt. See nädal olen veel viimast korda üksi, uuest kolmapäevast on meil tagasi ka Marti ja siis üks oluline uudis ka, et oluline uudis on see, et siseinfo saunas räägiti, et kõik Eesti arendajad lasevad tegelikult täna kinnisvara hinnad 30% alla ja nii on, et võta või jäta, et ära siis täna osta homme, et siis on uus ralli tulemas, et Euribor tõuseb ja tõuseb võib-olla aasta lõpuks jälle siin mõne panga hinnangul 3, millegi peale, nii et läheb ka laen kallimaks ja kinnisvara kukub ja arendajad tahavad müüa. Aprillinali, et tegelikult sellist siseinfot ei ole ja ma loodan, et see uskuma jäänud, sellepärast 30% oleks päris hea ale, et hakkaks aga ostma. Sain selle aprillinali ära teha, et yes. Igatahes mul on siis võetud need artiklid välja. Esimene artikkel on mul Äripäevast, et kui ostad kinnisvara fiktiivse kinkilepinguna või teada täbarasse seisu, et selle artikli mõte, ma siin lugesin kiirelt, oli tegelikult siis see, et kui mõnikord tehakse fiktiivset tehingut, kes ei tea, mis fiktiivne tehing on, siis see on näilik tehing selles mõttes, et justkui näidatakse midagi, mis ei ole nagu kulisside taga käib, siis tegelikult mingisugune muu tehing, näiteks sularahas makstakse üksteisele ja tegelikult kinnisvara kingitakse sulle nagu nii-öelda tasuta. Et see võib siis tulevagas ostja panna nagu täbarasse seisu selles osas, et kinkilepingult müües peab maksma tulumaksu, aga päris üks-ühele seda jällegi seda artiklit võtta ei saa, et siin on natuke info puudulik selles osas, et kinkilepingu saadav kinnisvara, mille sa oled saanud ja kui sa sinna ise kolid sisse ja see on su alaline elukoht ja sa pole 2 aasta jooksul varem mingit elukohta müünud, siis tegelikult kinkilepingut saades müües on see pärast samamoodi tulumaksu vaba tegevus. Nii pärandi kui kinkilepingu puhul see kehtib ühtemoodi. Tulumaksu vabastus sellel juhul, kui see on su kodu, kui sa saad selle endale koduks ja võtad kasutusele koduna. Et siis, kui sa saad selle lihtsalt kinnisvara ja ma ei tea, annad üürile või ise seal kunagi ela ja siis müüd, siis on kindlasti see tulumaksu kohustus. Lihtsalt kinkilepinguga on see, et kui määratakse nii-öelda see tehingu väärtus 0, siis sa maksad pärast, ja kui see ei ole su kodu, siis sa maksad kogu tehingu hinna pealt tulumaksu, mis on üüratu summa. Et see tuleks, võib-olla natuke lihtsalt laiendan seda artiklit mõttena, mis mul nagu mingid artiklid lugedes nagu tekib, et mõnikord lihtsalt, kui ma loen mingit ärikinnisvara
Äripäevast mingisuguseid artikleid, siis väga palju sõnu jääb nagu seal ütlemata ja seda laiendit jääb tegemata selles mõttes, et kui tavainimene loeb, siis tal tekib nagu ainult üks arusaam ja ta ei suuda nagu näha täit pilti tegelikult ja need artiklid on nagu eksitavad natukene. Ehk siis kinkileping üksi ei ole nagu kuidagi halb ja hästi oluline võib-olla jälle aru saada, et inimesed mõnikord, vaatasin netiavarustest ka, küsivad seda, et kas kinki vastu võtmine on kuidagi tulumaksuga kohustatud, et Eestis kingi saamine ei ole tulumaksuga kohustatud tegevus, kui me räägime kinnisvarast. Aga lõppkokkuvõttes, kui sa müüd seda, siis on nagu oluline aru saada, et mismoodi see sul kasutusel oli. Vot. Seekord ma jõudsin teega valmis teha, nii et on siin mõnus juua. Siis järgmine, ehk siis kui ostad kinnisvara fiktiivse kinkilepinguga võid jääda täbarast seisu, et see päris nii ei ole siis, et lihtsalt tuleb enda jaoks nagu asjad läbi mõelda. Kindlasti kui te teete nagu sukest tehingut, siis mingi Maksu- ja Tolliamet ei ole mingi rumal, et mul hästi palju küsitakse seda nii täna kui aasta tagasi kui 7 aastat tagasi, kogu aeg küsitakse, et kuidas saab nii, et ei peaks tulumaksu maksma, et lõppkokkuvõttes on see, et minu nagu ainuke soovitus on, kui sa pead, siis sa pead. Aga kui sa leiad mingi selge maksuvabastuse võimaluse, siis kasuta seda ja ära rohkem mõtle, et igasugused skeeme tahetakse mõelda, aga tegelikult Maksuamet ka loll ei ole, et kui te teete fiktiivseid igasuguseid siukseid maksust hoiduvaid tegevusi, siis lõppkokkuvõttes võib see viia selleni, et tegelikult sa ei suuda seda lõpuks tõestada, kuna sinu asi on see tõestada, et kui Maksuametil tekib kahtlus, siis sinu asi on tõestada, et see ei ole nii. Ja kui see vastusega rahul ei ole, siis on jälle see sinu asi tõestada, et kõige tavapärasem küsimus on see, et inimesed ütlevad, et ma müün oma mingit korterit, aga see on mul üüril olnud, siis lõpetatakse üürileping ära ja justkui Q2 makstakse ise ja siis öeldakse, et aga nüüd ma justkui näitan, et mina maksan ja ise elan siin ja või siis on ka siukseid klausleid olnud või siukseid olukordi, kus inimesed ütlevad, et nad on eluaeg ise kogu aeg maksnud, mis sest, et seal vaikselt on üürnik sees olnud ja sularahas on käidud raha võtmas, et justkui kuskilt märki ei näe, et see korter on üüril olnud. Lõppkokkuvõttes, kui teid uurima hakatakse, siis minnakse, kui sa jäädki sinna hammasrataste vahele nii-öelda, et tõenäoliselt on nii väike, aga siis käiakse ja koputatakse kõik naabrid läbi ja küsitakse nagu et kui sind ikkagist nagu piisavalt motiveeriv Maksuamet on, siis ta teeb selle kõik tegevuse ära, et nad teavad, kuidas uurida, et läheb küsib naabritelt, kas te seda Igorit olete siin viimase 2 aasta jooksul näinud või 1 aasta jooksul, et ja tehakse väga kiirelt selgeks tegelikult, et see ei ole su kodu olnud. Alates sellest oleme kuulnud siin, et positsioneeritakse mobiiltelefoni, kui lõpus kohtus ollakse ja vaadatakse logisid, kus sa liigud ja kuhu toitu tellid ja kus su internetilepingud veel on ja nii edasi, et see kõik on nagu väga hästi trackitav, mis on nagu oluline, et see ei ole niisama lihtne täna enam. Et sa väidad midagi ja siis nii ongi. Vot, teine artikkel, mis mulle lihtsalt meeldis, oli Toomus kinnisvara juhid ehitusturust, alapakkumist aega läbi. Ingvar Alekandi tervitades siin väga laheda sellise väga lahe siuke feedback oli, mis mulle võib-olla siin endale täpsustavalt juurde tuli mõte, oli see, et siin räägiti hästi palju sellest, et täna ehitushinnad on nagu tasakaalustunud selles mõttes, et nii-öelda siis ehitajad turu peal on nagu saanud hästi targaks, nagu ka arenenud ja see pakkumiste vahe on väga väike, aga see ei ole üldse oluline, miks ma sellest artiklist rääkida tahtsin. Oluline, mis mul see mõttena tekkis, on see, et tänapäeva uued majad on hästi kaasaegsed, ehk siis ongi igasugused vidinad ja ludinad juures, ehk siis tark maja, AI teeb sul AI igast lahti, et siin see artikli mõte oli ka see, et kes selle kõik kinni maksab, sellepärast et mida targem on maja ja mida efektiivsem ja energiatõhusam, siis tegelikult seda kallimad on kommunaalkulud, millest selles artiklis nagu ei räägitud, et siin räägiti ainult lõpphinnast, mida peaks tarbija kinni maksma. Aga täna, mida ma näen tegelikult ongi see, et võib-olla ka mida ilmselt arendajad mõtlevad selle peale, aga reaalsuses arendajad võib-olla, head arendajad ikkagi on hea järje peal ka, ja kui nad ehitavad maju keskklassile, siis tegelikult võib-olla lõpuks tuleks nagu hästi läbi mõelda selle peale, mida ma lihtsalt erinevates arendustes näen, on see, et need kommunaalkulud on tegelikult paljude jaoks hoomamata ja lõpuks need igasuguseid huvitavaid ridasid, mis see maja kõik pakub, et need kommunaalkulud lähevad tegelikult keskklassi jaoks nagu täna päris kõrgeks.
ja see on probleem. Aga samas ma näen, kuidas tegelikult inimesed pimesi ostavad uusarendusi niimoodi, et tegelikult nad ei näe ühtegi kommunaalarvet, sest et pole võimalik paberi peal esitada, need on ainult mingisugused need on nagu paberil välja arvutatud mingid umbnumbrid põhimõtteliselt, et tegelikult keegi ei tea, kas need realiseeruvad või mitte. Üks on see küttearve, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on oluline, et kõik need muud read, mis sinna pannakse sellest targast majast tulenevalt, teevad selle lõpparve kliendi jaoks nii kalliks, et inimestel tekivad nagu väga suured käärid arusaamist sellest, et nad ostsid justkui nagu A-energiaklassi maja, siis teeb veel, justkui peaks energiatõhus olema, aga inimesed oma peas tõlgendavad selle valesti lahti, et siis see on justkui nagu odav ka, siis tegelikult see ei ole võrdusmärk sellega, et kommunaalid on odavad. Et see võib olla ka keskmine kommunaal, aga samas ta võib olla ka natuke keskmisest üle ja see on juba nagu probleem tegelikult. Aga jaa, eriti teise järgu müües. Samas elu läheb nii kogu aeg kallimaks ja kommunaalid justkui lähevad justkui kogu aeg jäävad odavamaks või harjud ära. Aga tegelikult täna see on nagu on mõttekoht, ütleme siis nii, et sellest artiklist tulenevalt siis mul tekkis niisugune idee, mida siin ei arutletud, aga oleks võinud natuke nagu arutleda. Siis oli üks huvitav artikkel Postimehes. Ma lihtsalt panin, et viimased Äripäeva ja kinnisvara uudised ja siis tuli ka siuke, ma ise kahjuks siin õnneks ei käi, aga 5 panga poole pöördunud Karmen räägib, kuidas kodulaenu protsess tegelikult käib. Ja siis toob siin väga siuksed basic asjad välja, mis tekitasid mul ka nagu sellist, et tahaks laiendada neid. Et ta väitis, et kogu protsess võttis tal esiteks aega 2,5 kuud, ehk siis tegelikult see on hästi oluline, mida ma turul kogu aeg näen, et inimene, kes on motiveeritud ja distsiplineeritud, siis tegelikult täna laenu taotlemine ei võta 2,5 kuud aega. Et tegelikult saab hakkama ka nagu 2-3 nädalaga. See tähendab seda lihtsalt, et sa pead istuma 2-3 tundi arvuti taga, saatma kõikidele pankadele kõik asjad korraga ära, esitama täpse protsessi ja siis sa saad päris kiiresti vastused. Aga miks ma tihti turul näen, kuidas see protsess nagu tegelikult, miks venima jääb, on see, et klient ise, kes pangast tahab laenu võtta, ei saada pangale näiteks 4 tööpäeva, 5 tööpäeva, jälle nädal läinud, ei saada mingit ühte küsimusele vastust või ta ei saada oma panga väljavõtteid või ta ei saada mingit täiendavatele küsimustele vastuseid ja tegelikult sellepärast jääb see asi seisma. Või siis ongi see, et nad tellivad hindamisakti kuskilt, siis hindamisakt viibib 2 nädalat, selleks nad tellivad suvalisest kohast, sest nad ei ole prioriteet number 1. Mida ma just soovitan, et kui te ostate, siis alati tegelikult tasub võtta sellelt samalt maaklerilt, kes teile seda korterit või kodu või kinnisvara müüb, sellepärast et on motiveeritud, et see asi saaks teil kiiresti tehtud ja tal on kindlasti, kui ta on pikaajaline tegutseja, tal on ka kindlasti väga head suhted hindajatega, ehk siis tal on ilmselt mingid ihuhindajad, kes teevad nendega väga head koostööd ja teevad need tööd sul nagu põhimõtteliselt eelisjärjekorras natukene ikkagist ette. Et see annab nagu sellise hea väärtuse, et kiiresti edasi liikuda. Nii et jaa, see 2,5 kuud tundub mulle siin juba üle punnitatud ja kui sa naljakas, et jällegi siuke asi on nagu kuskil ajalehes, inimene loeb ja siis talle tundub, et issand jumal, ma pean 2,5 kuud mingit pangast laenu taotlema, et ei ole päris nii, et see on ühe inimese mingisugune story lihtsalt. Ja see ei ole seiklus ka, see on panga laenu võtmine, kodulaenu võtmine on hästi lihtne toode, hästi lihtne asi. Et sa esitad kõik asjad, mida pank tahab ja pank ei kiusa sind sellepärast, et mõtlevad seal kambas midagi välja, vaid lihtsalt neil on reglemendid ees ja kui sa selle kiiresti ära teed, ma toon lihtsalt näite, et mina olen kodulaenusid väga palju võtt ja muid laenusid ka taodelnud, et ma juba tean, mida saata pankadele ja kui ma kunagi mingid taotlusi teen, siis ma panen alati kõik asjad juba neile kohe kaasa, et ma ei jäta võimalust, et nad peaksid mult ise küsima põhimõtteliselt. Et kui midagi on võib-olla muutunud, mida ma vahepeal ei tea, kuigi tavaliselt neid asju ei ole, siis ma saadan kohe ära ja põhimõtteliselt ma saan 2-3 päevaga tegelikult nagu sellise esialgse tagasiside kätte. Et kui on midagi täpsustat vaja, siis ma jällegi saadan kohe sellele vastuse, mitte see, et ma saan meili, pank küsib midagi, siis sa lased 4-5 tööpäeva mööda, see on jälle 1 nädal ja siis sa saadad pangale, siis tema vastab 3-4 päeva ja siis tegelikult see asi ongi nagu nädalaid ja nädalaid ja lõpuks on ka mõned kuud, et see ei ole nagu ei ole
kellelegi nagu hea. Esiteks tavaline broneerimisleping kestab tavaliselt, noh, klassika on 1 kuu, et noh, siis sul peab olema mingi väga hea nagu kokkulepe, kui sa ostad mingi kinnisvara, et sa saad 2,5 kuud oma asju ajada. Aga viitepanka tegelikult enamasti pangad, need lähteandmed on kõigil samad, et sa saad poole aasta väljavõtte saata, oma sissetulekud märgid ära, oma kulutused märgid ära, mida tihti ära unustatakse, et inimesed ei pane oma kulutusi kõiki kirja ja siis panga väljavõttest näeb ja siis hakkab pärima teilt ja siis te ei taha vastata ja niisugune palli põrgatamine, et see ei tohiks olla nagu teema, et kindlasti tasub alati kõik kirja panna, et seal ei ole mitte midagi muud saladuses mõtet hoida. Aga siis siin kirjutab, et esimene müüt on siis see, et pankade vahel on kõva konkurents ja iga kodulaenu kliendi nimel, et tegelikult justkui on konkurents, aga tegelikult igal pangal on väga selged regulatsioonid, mille alustel nad nagu laene väljastavad, et kui mõni pank ütleb teile, siin on ka siis öeldud, et mõni pank ütles väga kiiresti nagu ei ja siis teine nagu tegelikult tundis tõsiselt huvi, siis see tegelikult ei tule sellest, et pank tahaks sinu eest nagu võidelda. Ma olin just ühel konverentsil ka, kus pank ise rääkis, Eesti Pank siis rääkis väga selgelt, et see, et teil on kuskilt laenutaotluse teisest pangast juba justkui nagu positiivne vastus olemas, see ei mõjuta kuidagi seda, et te tahate teisest pangast saada ka mingit nagu otsust, aga oletame, et te saite sealt mingi negatiivse otsuse, et üks annab, teine anna, et see ei tulene sellest, et nüüd üks andis, et ma äkki kuidagi mõjutan seda panka ja nad vaatavad uuesti ringi, et tegelikult nad käivad oma regulatsioone ja kui nemad ütlevad, et nad ei saa anda, siis nad ei saa anda. Alati muidugi tark on küsida, kui te tahate ikkagi sealt pangast küsida või saada laenu, et mis on need tingimused, miks me ei saa või noh, see põhjus, et äkki ma saan kuidagi siis oma olukorda parandada, et see pilt läheks teie jaoks paremaks. Et seda küsimust võib alati oma laenuvaldurit küsida ja nagu arutleda ja ma eeldan, et hea laenuvaldur ka vastab teile ja siis saab ta ei saa ise soovitada, aga te saate ise küsida, et mis ma saaksin ära teha siis, mis ma peaks ära kustutama või palju ma peaks sissetulekut kasvatama või nii edasi, et see laenuvõimekus mängiks välja. Et või siis võtma näiteks kaastaotleja või mida iganes, et inimesed tihtipeale seda ka ei mõtle. Või mõnikord unustatakse ka oma mingid sissetulekud märkida panga hinnangul. Siis teine müüt on, et kodupank, et see oli väga hea point siin, et on pikaajalise kliendi parim sõber, et tegelikult sihukest asja nagu kodupanka pole täna olemas. Et vanasti see kodupanga väljend tuleb sellest ajast, et vanasti lihtsalt oligi üks pank, kõik olid ühes pangas või oli 2 ja inimestel polnud internetti ja kodupank oli selles ühes külas, oligi mingi väike kontor, siis see oligi nende kodupank ja tegelikult rohkem ei olnud. Et postiteel keegi oma asju ei ajanud ja sellest ajast see tuleb, aga tegelikult sihukest asja enam pole olemas. Täna tasub alati kõikidest pankadest, päris kõikidest enam polegi mõtet, sellepärast et pankasid on ka päris palju. Aga jällegist 5 panka võib-olla küsida pakkumist, kui viitsid, tee, et tegelikult on see nagu väga hea võimalus saada parimat tingimusi, aga kolmest võiks kindlasti laenutaotlused teha, kui teile tundub, et te tahaks mingisse panka edasi liikuda või ära liikuda, et saada lihtsalt alternatiivseid pakkumisi. Et see annab küll võimaluse, ja teades ise ka olen teinud, et kui ma saan mitmest pangast nagu positiivse vastuse ja siis on need intressimäärad ja marginaalid ja muud tingimused, siis tegelikult, kui sa ütled ühele pangale, aga ma sain sealt ka positiivse vastuse, aga nemad pakkusid mulle seda, ma olen nagu edasi ka saatnud lihtsalt suvalt tingimused, mis mulle saadeti ja ma saan kohe samasugused vastu sellest pangast, kuhu ma tahan jääda või minna, et olen saanud, et no nii lõpuks on, et tegelikult kui pank teeb sulle mingi intressi või mingi pakkumise, kus on see marginaal paigas intressina, siis tavaliselt inimene ei küsi, et see on 3,5%, et tegelikult sa võid öelda, et aga ma tahaks 3-ga, et siis ma täitsa kaaluks teie pakkumist, siis nad saavad uuesti üle vaadata, et pank ju alati paneb ka nagu natuke juurde, et mingi puhver neil seal on, et kindlasti see ei ole nagu lõplik, et pank on ka selle jaoks mõeldud, et sa saad tegelikult laenuhalduriga natuke nagu läbirääkimisi justkui pidada, et sa ei saa nagu
kuidagi lehmakauplemist teha, aga lõppkokkuvõttes see on nagu oluline koht, et sa saad läbirääkimisi pidada, et eriti kui sul on mitmest pangast nagu alternatiivsed pakkumised olemas. Siis kolmas müüt, mis siin välja oli toodud, et pangad arvestavad sissetulekuid ühtemoodi, et selgub, et tegelikult päris nii see üldse nii ei ole. Et see jällegist tuleneb tegelikult sellest, et ühele pangale sissetulek on sissetulek, et seda nad arvestavad, aga ja neil on suhteliselt sarnane ka see protsendimäär, mida sa saab sinu palgast nagu anda, aga teine osa on see kulutuste osa. Et aga jaa, inimesed eeldavad, et kõik pangad teevad neile ühtesugused pakkumist, sest igal pangal jällegist oma regulatsioonid, mille järgi nad tohivad seda riski, nii-öelda nad nimetavad seda riskiisuks, igal pangal on oma riskiisu. Et kui suurelt nad saavad nagu mingisuguse objekti põhiselt või mingisuguse portfell, mis neil tuleb nii-öelda, selleks, et see vara, mida te ostate pangalaenuga, ei ole teie oma, vaid see on panga oma tegelikult justkui. See on pangal bilanssis selles mõttes, et see on panga jaoks vara selleks, et teie maksate sellest neile intressi. Teie jaoks ta bilanssis on tegelikult, kes raamatupidamist teeb, on ta kuluallikas, kus on teie kodu. Et see viib raha taskust välja. Et see on nagu oluline vahe. Ja selleks me nimetame seda nii-öelda siis, miks nimetavad seda pangad tegelikult nagu isuks või siis riskiisu, et oleneb siis mida nad sinna oma portfelli nii-öelda juurde ostavad. Et nemad annavad teile hüpoteegi vastu laenu lihtsalt tegelikult aina. Ja see oli siuke huvitav koht. Ja siis 4. müüt, kasutusloata korteri ostus pangast laenu ei saa. Ja selle väite siis lükkab see isik ümber ja tema protsessi ajal tegelikult ka korteril kasutusluba polnud. Et täna see kasutusloa teema on hästi case by case, et hästi oleneb, millest see kasutusluba puudub, mis on see nii-öelda info, miks ta puudub. Et siin nüüd aastaid tagasi juba, kes seda aastat täpselt mäletab, oligi see olukord, et pangad läksid selle kasutusloa dokumentatsiooniga hästi peeneks. Ja lõpuks oli see, et me ei saanud ka suurtes kortermajades enam korterit müüa, kuna tuli välja, et ma ei tea, kortermajal on fassaad tehtud, uus katus pandud, tööd on teostatud, on ju ehitusfassaadi ja kõik tööd. Aga enamus kortermajadel tegelikult Tallinnas, julgen kindlasti väita, kõikidel mägedes, vanades kortermajades ei ole kasutusluba, mis tähendabki seda, et need fassaadid on korda tehtud, seal on radikaid vahetatud, seal on lihtsalt see kasutus, ehitisteatis võetud, tehtud fassaaditööd ära, aga tegelikult ühistu peaks, tark ühistu oleks võinud korraldada, et kui see suur ehitaja seal tuli, siis ta teeks ka kasutusteatis ja räägime selle korra üle siis. Ehitisteatisele peab järgnema kasutusteatis ja ehitusloale peab järgnema kasutusluba. Protsessil on suht sarnased, aga enamus kortermajadel on siis ehitisteatis nii-öelda mingite fassaaditööde jaoks ja nii edasi, mis tehakse. Ja lõpuks ongi see pull lugu, et vahepeal saad sinna justkui laenu, aga seda üksik korteriomanik ei saa nagu teha. Aga kui sul on selline väike kortermaja, ütleme seal 5-6 korteriga, võib-olla alla 10 oleks siuke, kui sellel majal on nagu kasutusluba puudu, siis seal kindlasti pank nagu vaatab seda asja kriitilisemalt, sellepärast et seal on see rahvaarv väga väike ja see korteriomanik justkui saab natuke seda mõjutada ja siis mõnikord pressitakse ja küsitakse seal väga täpsustavalt, et millest tulenevalt see nagu ära on ja kui seal nagu ühte head vastust ei ole ja korter võib-olla ka ümber ehitatud, siis see on keerulisem, sinna ei saa niisama lihtsalt aina. Või kui seal on ruutmeetrid ei kattu ja tegelikult pank tahab ikkagi neid ruutmeetreid. Et siin artiklis kirjutab lihtsalt, et pandi klausel siis lepingusse, et vana omanik teeb selle korda. Et korteri põhiselt on see selles mõttes lihtsam. Et kui ongi mingid ümberehitustööd tehtud ja kergsein on näiteks ära lammutatud ja toalisus on näiteks ühest on 2 tehtud juurde nagu alati lihtsam. Aga kui on midagi täiesti sukast kandvat ära lammutatud ja tegelikult ei ole dokumentatsiooni või kirjalikku kinnitust ka selle kohta, siis kindlasti ongi see, et see jääb kellegi nagu korrastada. Tihtipeale ongi siis kokkulepe, et vana omanik teeb selle näiteks aasta aja jooksul korda ja enamus pangad seda nagu aktsepteerivad, kui see on siuke kerge asi, aga kui see on ikkagi nagu siuke väga segane ja arusaamatu olukord, siis võib olla olukord, et sa sinna üldse laenu ei saa. Et seda me tunnetame tegelikult objektipõhiselt ise ära ja näeme. Seks, et me teame, kuidas pangad enamasti erinevate objektide puhul nii-öelda ise ka käituvad. Või siis me oskame kliendile juba öelda, et see on ohukoht, sellega peaks tegelema, teeme korda ja siis kui me leiame ostja, siis ei teki seda viivitust, et me peame kuu-2 ootama enne, kui siin mingi EHR-is kantakse sisse. Et mis on kõige tavapärasem näiteks on see, et avatud köögid, EHR-i kantakse täna ka avatud köögiga elutuba sisse. Vanasti oli kõik nii-öelda siis köök nagu eraldi, aga täna on ka EHR-is selline rida nagu avatud köök, et siis see,
kui sa oled oma korteri teinud selliselt ringi, et sul on tegelikult avatud köögiga elutuba, siis tegelikult EHR-is peaks seda kaasajastama, see on niisugune lihtne tegevus ja see lähebki kiiresti. Aga siis tulevad mingid muud asjad ka ja siis lõpuks ongi see, et võtab see kõik aega. See oli ka üks huvitav nagu kasutusloeta, et noh, jällegist loed seda ja siis annab see turule siis siukse signaali minu arust, et noh, tegelikult võib osta kasutusloeta asju küll ja küll, et tegelikult ei ole päris nii. Et see on väga case by case, et lihtsalt nii on. Siis 5. müüt, et pangad on suured, anonüümsed ja asjaajamine keeruline. Ta väidab, et siin mõne pangaga tõesti nii oli, aga tegelikult täna on nii, et pangad on justkui tulnud hästi selliseks, vähemalt Eestimaa väiksem, kui me räägime siin suurtelt Swedist ja SEB-st, siis nemad võib-olla nii inimesekesksed ei ole, kuigi tegelikult on, aga kui me vaatame siin LHV-d ja Luminori ja Coop Panka ja Bigbanka, siis seal on ikkagist rohkem selline hästi case by case suhtlus, võib-olla rohkem nad saavad kiiremini otsustada, teha oma otsuseid nii-öelda teistmoodi, nad on paindlikumad, operatiivsemad ja sul ei jää kliendina sellist tunnet, et põhimõtteliselt ongi see klienditeenindus hästi oluline, et see on halduris ka võib-olla väga palju kinni. Et mõni haldur jätab sulle siukse küljemaa mulje, et noh, sina esitasid, meie ütlesime ei. Ja siis mõnes pangas ikkagist arutatakse ja mõni haldur püüab sulle nagu anda hästi palju nagu soovitusi, mida sa peaksid tegema veel, et sa oma ikkagist laenu kätte saad, nii-öelda võitleb sinu eest ja tunneb huvi, siis siin ta ka väidab seda, et ühest pangast siis, kus tema käis lõpuks siis isegi laenuhaldur helistas peale tehingut, kuidas läks ja kas kõik on hästi. Et kusjuures seda ma ei ole nagu tihti kuulnud ja kohanud, et pangad, vähemalt mul ei ole ükski pank, kus mina laenu olen võtnud, peale tehingut pole keegi mulle helistanud, et kuidas läks ja kas saite tehtud ja kas on veel küsimusi ja nii edasi. Tavaliselt nad teevad järelmüüki, et küsivad, kas kindlustust tahad, nad teevad seda enne, teevad pärast ja kes kindlustust tahad ja mis sa veel tahaksid, äkki meil midagi raha laenata, et see on nende jaoks ju tegelikult äri on ju. Aga ma arvan, et sellest artiklist ma kõige suurema õppetunnina võtan seda, et kodupanka pole olemas, et seda ma kuulen turu pealt täna siiamaani, et noored käivad, noored 30-40 aastased käivad ringi, ütlevad, et ei, ma tahaks ikka kodupanka jääda, et ma olen seal 20 aastat arveldanud, on ju, mul kõik lapsekontod seal ja asjad, et so what nagu, et mängi ringi ja tegelikult täna väga paljudel pankadel, kus te nagu laenu võtate, ei ole kohustust minna oma asjadega üle sellesse teise panka. Et neil täitsa okei on see, kui sa jääd arveldama sinna, kus sa kogu aeg arveldanud oled, aga laenu võtad teisest pangast. Ja kui sa tahad kunagi, mida ma täna soovitan turu peal, on ikkagi see, et siiamaani on refinantseerimise kampaaniad nagu tugevalt mängus, et iga pank tegelikult tahab juba mingit portfelli ümber mängida ja tegelikult see on paljude jaoks ka tasuta, kui küsida oskad, et kui sa oled hea klient ja näitad oma sisu neile ette nii-öelda, siis nad refinivad su laenu teise panka ümber niimoodi, et sinu jaoks ühtegi kulu ei teki, et nad maksavad notaritasud kinni, nad maksavad sulle hindamisakti kinni, mõnes pangas tehakse seda ise ja saadki kohe paremad tingimused ja tegelikult käib see nagu nädala kahega, et refinimine on täna nagu võimalus, eriti need, kes on võib-olla 10, ma ei tea, 15 aastat tagasi, võib-olla 5 aastat isegi tagasi teinud mingid kodulaenu võtmisi või siis halval ajal siin 2 aastat tagasi, kui Euribor oli laes, võib-olla 3 juba, et ja võtsite laenu, siis kindlasti tehke refinni, seepärast täna on teised tingimused ja turg on nagu selgem nii-öelda ja saate parema pakkumise ja võib-olla saate laenumakse väiksemaks ja mis iganes teile tundub, et teile mõistlik oleks, et need refinnid on täitsa tehtavad asjad. Siis sai läbi ju suurepärane märtsikuu on ju, et aprillikuu, mu sünnipäevakuu, et kui kellelgi siin kohe küsimusi tekkinud ei ole, ma korra vaatan, ma update'in ka. Eelmine kord oli siin, ma ei update'inud ja siis ei vastanud, ühele vastasin. Et tegelikult on olnud märtsikuu oli siuke toimetades päris aktiivne, tegin mitmeid tehinguid, kolleegid tegid ka, et oli tore kuu jälle ja
mida ma turul ise näen tegelikult köögi poole pealt ikkagist on see, et hästi tugevalt on kuidagi võib-olla mulle sajab sisse seda, aga on flippamine nagu jälle läheb sinna nii-öelda populaarseks, et inimesed otsivad, tahavad osta, vaatad siin mingeid influencereid ka, sest need ka täie hooga seal jagavad ja teevad ja toimetavad ja tegelikult turul on teise järgu korterid, kus on nagu võimalik täitsa raha teenida, et ise näen ka turul seda võimalust. Lihtsalt oluline on see, et siis tuleb aru saada, mida sa ise teed, et samas tahtsin ühte teemat veel täna arutada, et see on võib-olla oluline. Tegin siin jälle ühe korteri hinnastamist Loo Alevikus, 4-toaline korter, hästi ilus korter seest. Maja väljast on veel siuke vanem, rekkimata, aga oluline see, et on kivimaja, 3-kordne. Ja kui sul on 4-toaline 90 ruutu, siuke vana ja 4-toaline, ja kui sul on täna mingis samas piirkonnas samamoodi korralik korter, aga see on 80 ruutu, siis lõppkokkuvõttes inimesed vaatavad nagu korteri hindasid hästi ruutmeetri põhiselt, mis ongi nagu õige, et seda vaadatakse ruutmeetri põhiselt, aga lõppkokkuvõttes sa ei saa nagu panna sellele samat ruutmeetri hinda, mis oli näiteks võib-olla 80 ruudusel. Eks see lõpphind jääb same, kui nad on mõlemad ilusad korterid, selleks, et see suurus lõpuks nagu tuleb siuke nagu loogika vahele, et sa ei saa minna oma hinnaga, kui sul on suurem korter, liiga kõrgeks, sellepärast et kui uusarendus on ka ees, siis uusarenduse ja teise järgu korteri vahele peab ikkagist mingi mõistlik käpp jääma, mis on nagu piisavalt tegelikult suur, et inimene ostaks ikkagist teise järgu korterit. Selleks, et kui see olukord võib-olla, Lool on hea näide lihtsalt võib-olla, avalikud uusarenduspakkumised on seal 220 ja peale natukene, 240 vahemikus, 4-sed, väga ilusad korterid tegelikult suurte rõdudega, uued majad. Ja kui sa tahad Lool saada oma vanas majas samamoodi 85-90 ruutu, 80 ruutu 4-toalise eest 200 000 ja käpp on ainult sul 20 000, võib-olla isegi 15 kohati, siis see ei ole okei, sellepärast et see on liiga väike. Ja inimesed tunnetavad selle turul ise ka ära ja seda ei maksta, et sul ei ole võimalik küsida seda hinda näiteks täna. Aga mis sul on võimalik, et sa jääd umbes seal siuke 30-40 000 oleks see käpp, siis see on mõistlik, aga samas sa müüd nagu piirkonnas ikkagist väga kõrge hinnaga oma vanat 4-toalist. Ehk siis tegelikult tuleb ikkagist võrrelda puhtalt nagu teise järgu korteritega, kus on nagu vana elamu nii-öelda. Ja mis seisus seal on nagu tehingud, mis on pakkumised, missugused korterid välja näevad ja siis tegelikult võrrelda. Ja väga oluline argument on täna ikkagist kommunaalid, et kui sul on täna 4-toaline 80-90 ruutu ja sul on talvel kommunaalid 500 €, siis see on tegelikult nagu probleem või nagu mure, et kes on järgmine ostja, kes seda nagu alla neelab. Et see on oluline koht, kuidas siis nagu natukene läbi mõelda, et see peaks nagu hinnas kajastuma, et tegelikult siis ostja tunneb, et tegelikult aga samas ta saab väga ilusa kodu. Okei, ma neelan need talvised kommunaalid kuidagi natuke alla, panen kõrvale või ma ei tea, siis mul ei teki mingit hirmu, et ma talvel ei saa arved makstud. Ja tegelikult ta ostab selle ikkagist nagu kinnisvara mõttes ära, et ega kodu ostmine tehakse tegelikult puhtalt emotsiooni pealt. See on samamoodi nagu uusarendust ostetakse puhtalt emotsiooni pealt. Ja siis tihti tegelikult ongi see mure, et sul ei olegi küsida, et kui sa ostad paberil eriti, et mis on kommunaalid tegelikult reaalsed, et seda tuleb nagu arvestada. Ja igas piirkonnas muidugi maksab vesi ja elekter nagu erinevalt on ju. Mõnes ühistus on tehtud see selliselt, et sa saad ise lepingu võtta, mõnes ühistus on jällegi inimesed mõnikord tuleb üllatusena see klientidele, et ühistu kaudu käib, aga siis miks ühistu ei tee seda lepingut, et seda juba siis peab ühistuga arutama. Aga lõppkokkuvõttes on ja see on väga-väga erinev. Nii et see oli siis tänased mõtteavaldused ja järgmisel nädalal juba uut ja põnevat selles osas, et on siin mingid asjad susisemas, äkki saame rääkida ja tulevad meil seal Loopargis mõned asjaõigused juba ja see on ka huvitav, eelmine nädal puutusin kokku, et inimesed ajavad sassi hästi tihti, väga tihti ajavad inimesed sassi asjaõigus ja võlaõiguslepingu ja mis järjekorras neid tehakse ja miks neid üldse tehakse. Kui sa ise ei tea, siis küsi, aga kui te ostate midagi paberil, siis te ostate esialgu alati võlaõiguslepingut, et asjaõigust ehk omandit asjaõiguslepingut teiega selleks ei tehta, et see on nagu omandi üleminekuks tehtav leping, aga
Neid aetakse pidevalt sassi ja see on hästi pull nagu, et kui sa inimestega räägid, siis inimesed, mida ma turul näen, ikkagist ei julge küsida mõnikord ja siis räägivad täiesti nagu segast juttu. Ühesõnaga, see on nagu naljakas, et ei julgeta küsida. Küsige, kui te midagi ei tea, siis küsige, et see on hästi oluline kinnisvaras, sellepärast et hiljem tegeleda mingi jamaga, siis see on nagu jama. Ja võib-olla veel üks hästi jah, päeva lõpetuseks siin oluline nõuanne. Kui sa ostad uusarendust paberil ja sa võtad laenu pangast, siis oluline on, et sa saaksid sellest aru, et eeltingimuseks ei oleks sinu pangalaen nagu, et pank tuleks sinuga tehingusse. Et sinu eeltingimuseks ei oleks see, et kasutusluba peab olema olemas. Täna suurte tuntud arendajatega ei ole see tihtipeale probleem, aga kui te ostate vähe väiksema tegija käest näiteks mingisuguse kortermaja või mingi pööningu korda tehtud, siis hästi oluline on aru saada, et enne kui te võlli teete, et te olete pangaga läbi rääkinud, et antakse nii-öelda siis see kasutusloa või ehitus või see kasutusteatise aeg, millal see saabub, et panga eeltingimuseks ei oleks see, et asjaõigusesse nad tulevad ainult siis, kui kasutusluba on olemas. Et neid olukordi on paar korda olnud, inimestel olen alati nagu öelnud seda, et seda tuleb vaadata nagu siis oma laenulepingu tingimustest ja laenuhalduriga võib seda vabalt ka läbi rääkida, et see on hästi oluline nüanss. Muidu sa võid jääda sellist olukorda, et korter valmis, arendaja tahab suga asjaõiguslepingut teha, ülejäänud rahad peaks ka liikuma seal 80% tavaliselt, võib-olla isegi 90%, sa oled 10% sisse maksnud ja sul ei ole seda võimekust ja pank ütleb sulle, aga kasutusluba ei ole, me ei tule veel tehingusse. Siis sa on nagu jama ees, et sa ei suuda nagu kohustusi täita. Et vaadake alati seda oma lepingutes üle või siis küsige arendajalt või laenuhaldurilt, et kui ise ei mõika. Aga tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau!